Meie vestlusringi tulevad ettevõtjad ise, kes on siis ringmajanduse ärimudelit juba ise edukalt rakendanud. Räägime nendega keskkonnamõjude vähendamisest, tootmisjääkide taaskasutusest ja tootmise optimeerimisest. Palun ettekanneteks ja paneeldiskussiooniks lavale kõigepealt Katriin Jüriska, MTÜ Uuskasutuskeskuse tegevjuht. Et Uuskasutuskeskus on ringmajanduse ärimudeli näide eduka MTÜ näol. Et uuskasutus on siis asjade korduskasutamine või kasutatud asjale uue väärtuse ja kasutuse eesmärgi andmine. No minul endal on peres väga ehe näide sellest uuskasutuskeskusest ja korduskasutusest. Meie pere väga lemmikliige on umbes 20-aastane nii suur mängukaru, kes leidis meie perre tee just Uuskasutuskeskusest. Tal on katkine nina ja väga kulunud ilme, aga te võite kindlad olla, et ta on üks kõige rohkem reisinud mängukaru üldse. Ta meil alati kohvris kaasa pressituna kaasas. Teisena palun lavale Stella Soomlais, kes on omanimelise nahastuudio omanik ja esindab ühtlasi ringmajanduse ärimudeli edukat näidet. Stella Soomlais stuudios disainitakse kotte eesmärgiga luua võimalikult pika elueaga tooteid ning praktiseerides erinevaid ringmajanduse ärimudeleid. Näiteks saab tema stuudiost ka käekoti rentida või siis juba ka väsinud või kulunud moega käekoti sanatooriumisse saata. Kolmandana palun lavale Nele Normak, kes on Coca-Cola Baltikumi avalike suhete juht. Ja suurettevõte Coca-Cola on üks Eesti pandisüsteemi asutajatest ja Coca-Colal on visioon aastaks 2030, mille nimi ongi jäätmevaba maailma aastaks 2030 ja eesmärk on selleks aastaks koguda ja taaskasutada iga pudel ja kork, mis müüakse. Purk, vabandust. Nii, aga alustamegi ettekannetega, et annan kõigepealt siis sõna Katriinile. Palun. Oli aeg, kui ta polnud lihtsalt ese. Ta oli väikese Joosepi jaoks midagi enamat. Siiski pole aastad siin tolmunud hämaruses murdnud temas lootust leida endale uus sõber. Ka Buratino on inimene. Kingi asjatult seisma jäänud asjadele uus elu. Too nad Uuskasutuskeskusesse. See oli Joosepi Buratino. Aga kui mina väike olin, siis minu Buratino oli natukene teissugune. Minu Buratino oli tehtud puidust ja tal olid jalas sellised sametised erkpunased põllpüksid ja peas selline pikk torukübar. Ja ta oli minu kõige armsam mängukann üleüldse. Ta oli selline sõber, kelle jaoks oli koht kaetud alati ka meie pere lõunalauas. Ja siis ühel päeval ilmusid Eestisse müügile barbinukud. Selliseid pikajalgseid, kõikvõimalike kehavormidega ja siresäärseid olendid ei olnud meil varem nähtud. Ja siis ühel õhtul, kui ma olin jällegi vanaema juures ja ta minu tungival nõudmisel mulle juba, ma ei tea mitmendat, võib-olla 100. korda luges Buratino raamatut, siis võtsin ma julguse kokku ja küsisin vanaema käest, et vanaema, mina tahan ka endale seda naisnukku. Barbi nimi mulle tollal meelde ei jäänud ja ilmselt ainuke asi, millega laps suutis siis seda uuenduslikul elu eristada teistest nõukogude aegsetest mänguasjadest, olidki need samad kehavormid. Ja selle samal õhtul peale seda küsimust vaatas vanaema mulle sügavalt silma, kohendas prille oma ninal ja küsis minu jaoks ühe elu muutva küsimuse. Ta küsis minu käest nii, aga kallis, kus siis Buratino elama hakkab, kui sa ta Barbi vastu välja vahetad? Buratino
uuele elukohale jäin ma mõtlema päris pikaks ajaks. Ja kuna ma seda vastust ei teadnud, siis nii ma kasvasingi üles ilma barbinukuta. Täna elame me ajas, kus asjad tegelikult ei jõuagi meile armsaks saada. Kas siis suurest tarbimisõhinast või seetõttu, et nad purunevad nii ruttu ja lihtsalt kiindumusel ei jäägi kohta. Ja seda küsimust, mida küsis mu vanaema, et aga mis saab Buratinost edasi, kui seda välja vahetad, ei märka tänapäeval enam peaaegu mitte keegi küsida. Ja see on nii tohutult kurb minu meelest, sest juba ka Remarque omal ajal on öelnud niimoodi, et vähe on neid asju, mis meile kauaks oluliseks jäävad. Ja vaevalt, et tema omal ajal suutis ette kujutada seda, et kuhu me tänaseks välja jõuame. Vanasti pidasid asjad vastu aastasadu. Ja veel meie vanematelgi, kui te mäletate, ju tegelikult jõudis iga maikasärk peale kasutamist garaaži õlilapiks või tolmulapiks. Ja samu teksapükse kandsid pere kõik lapsed järge mööda. Aga nüüd me tarbime. Palju ja kiiresti. Ja siis viskame lihtsalt ära. Ma ei tea, kas see lugu minu Buratinoga oli see, mis tõi mind selle töö juurde, mida ma nüüd juba pea 10 aastat teen. Aga ma usun, et see hoolimine, mille ma sain kodust kaasa ja need küsimused, mida eelkõige just vanaema küsis, olid üheks peamiseks ajendiks. Just uuskasutuskeskuses näen ma eriti selgelt seda, et kuhu hüljatud asjad peaksid sattuma ja mis neist peaks tegelikult edasi saama. Ja me oleme tänaseks uuskasutuskeskuses andnud ilmselt juba tervele Buratinode armeele võimaluse tunda sõprust ja jällegi uut sooja kodu. Ja minu arust kõige paremini on uuskasutuskeskuse olemuse ära seletanud üks väike algklasside tüdruk, kui ma käisin ühes koolis rääkimas ja kui ma seletasin lastele, et mis see uuskasutuskeskus on, siis ta silmad läksid suureks, ta ütles, ahaa, ma saan aru küll, uuskasutuskeskus on nagu loomade varjupaik, ainult asjadele, kus siis kõik hüljatud asjad saavad rahulikult olla ja oodata oma uut omanikku ja seejärel saavad nad vaia ja armastusega üle antud uutele inimestele. Ja kas pole mitte tabavalt öeldud ühe väikese tüdruku suust? Uuskasutusmudel kui selline iseenesest on hästi lihtne. Keegi toob meile asjad, mida ta enam ise ei vaja, ja meie otsime nendele asjadele uue omaniku. Täna on Eestis juba 11 uuskasutuskeskust, mis on ühtepidi nagu piisavalt palju, aga teistpidi pole me ikkagi suutnud kõikidele asjadele uut kodu leida. 14 tegutsemisaastat on näidanud, et vaid 30% riietest jõuab samal kujul uuesti ringlusesse. Vaid kuni 30%. Ja samal kujul ma pean selle all silmas seda, et müts jääb mütsiks ja leiab uue pea, mis seda veel kanda tahab, või siis särk ahvatleb mõnda uut omanikku just sellisel kujul, nagu see särk parasjagu on. Üheks põhjuseks, miks vaid 30% riietest jõuab samal kujul uuesti ringlusesse, on see, et tänapäeva kiirmoe kasutatavate kangaste kvaliteet on niivõrd halb ja need asjad pigem lihtsalt saavad ennem otsa, kui nad jõuavad teise ringile. Võib-olla te isegi tähele pannud seda, et kui te ostate mõne uue asja ja pesete selle ära ja siis peale teist pesu või kolmandat pesu on juba augud sees ja pluus võib-olla vormist välja läinud ja seda ei kõlbagi enam kanda. Ja see fakt tähendab seda tegelikult, et suurem osa püksidest, pluusidest, särkidest jääb üle. Aga mis siis nende asjadega teha? Kas prügisse visata
Pigem kindlasti mitte. Ja eriti meie keskkonnaorganisatsioonina, meie asi oleks absoluutselt kõik esemed tegelikult saata ringlusesse ja mitte midagi üldsegi ära visata. Ja me ei tohiks kindlasti mitte koormata keskkonda rohkem, kui see on hädavajalik. Seega jääb üle midagi nende jääkidega teha. Me peame nad väärindama, ümber disainima, kasutusele võtma materjalina või ümber töötlema uueks kangaks. Aga kes seda teeks? Just see probleem valmistab meile enim peavalu täna Uuskasutuskeskuses, aga on üks suur mure ja küsimuse koht ka kogu maailmas üleüldiselt. Tuleb tunnistada, et me oleme tegelikult alles hiljuti seisnud olukorra ees, kus me pidime päris suure osa oma kogutud rõivastest saatma tegelikult just nimelt prügimäele. Meie riskid ei olnud piisavalt hästi hajutatud ja me jäime ilma partnerist, kes oli aastaid need jäägid meie käest lihtsalt ära võtnud. Me olime olnud mugavustsoonis ja ei küsinud endalt pidevalt seda küsimust, et kas asjad jätkuvad täpselt samamoodi või kui tõenäoline on, et midagi vahepeal võib juhtuda. Aga nagu öeldakse, et pole halba ilma heata ja just see kriisiolukord tegelikult tõi meile väga hästi nähtavaks selle tekstiilijäätme probleemi ringmajanduse kontekstis. Üleöö oli tekkinud olukord, kus meil oli kuus 50 tonni kasutatud riideid, mis Uuskasutuskeskustes enam müüki ei sobinud ja sellele 50 tonnile lisandus iga päev uued kilod ja kilod ja kilod, nii et need kogused olid väga-väga suured. Ja selleks lahenduseks tuleb tunnistada, oligi meil sellel hetkel ainult tegelikult prügimägi, sest midagi muud nendega teha ei olnud. Ja see on päris jõuetuks tegev teadmine tegelikult, et Eestis ei olegi ühtegi head lahendust tekstiilijäätmele. Kui me hakkasime asja uurima, siis selgus, et kohapeal seda siin lähedal keegi ümber ei töötle ja puhtal kujul tekstiil väga hästi ka põletamiseks ei sobi, et ta peaks olema selleks olmejäätmega segatud, et ta põletamiseks sobiks. Seega nokk oli kinni ja saba oli lahti ja vastupidi. Aga nagu ikka, keerulised olukorrad sunnivad leidma väga kiireid lahendusi ja tegutsema ja otsima partnerit, kes meid selles mures aidata saaks. Õnneks olime me tegelikult paar kuud varem enne selle probleemi ilmnemist kaasanud ringmajanduse spetsialisti. Aga sel hetkel vaatasime me kõik koos tegelikult olukorda hoopis teise nurga alt ja me unistasime sellest, et kuidas me saaksime need meil ülejäävad asjad hoopiski kellelegi müüa partnerile, et siis sellega oma positsiooni MTÜ-na võib-olla veelgi tugevdada ja jalad veel tugevamini maha saada. Aga läks hoopis vastupidi. Ja kuniks meil siin kohapeal veel häid lahendusi ei ole, siis me pidime vaatama piiri taha. Ja tänu väga headele kontaktidele ja väga õigete inimeste kaasamisele oleme me leidnud täna koostööpartneri Euroopas, kes need ülejäävad jäägid värviti ära sorteerib, purustab ja toodab nendest uue kanga ja uued tooted. See koostöö, olgugi et majanduslikult meile MTÜ-na hästi kulukas, on tänaseks meil juba startinud. Ja hetkel on meie suur unistus see, et teha kogu see ringmajanduse mudel veelgi täielikumaks, ehk siis tuua need samad meie annetatud asjadest toodetud uued kangad ja uued tooted tagasi Eesti turule. Ringmajandus on kindlasti üks Uuskasutuskeskuse vereringe oluline komponent ja ma näen ja usun seda, et ta peaks olema ka kõikide ettevõtete ja üleüldse kogu Eesti vereringes väga olulisel kohal. Sest et vereringe on ju see, mis hoiab igat organismi elus ja vereringe saab toimida vaid siis, kui süsteemis puuduvad blokeeringud.
ma olen jäänud viimasel ajal mõtisklema sellele, et mis üldse on prügi. Kas näiteks see särk minu seljas, kui kaua ta on särk ja millal saab temast päriselt prügi? Või kui mänguoos tuleb mudelauto ratas alt ära, kas ta on siis prügi? Ja mulle tundub, et see, millal asjast saab prügi, see sõltub tegelikult ainuüksi vaatlejast, sellest, kes seda eset vaatab, talle hinnangu annab ja selle vaatleja teadlikkusest. Kui ema ütleb lapsele, et auto tuli ratas alt ära, see läks katki, järelikult see auto on prügi, ole pai, mine pane ta prügikasti ja viskame ta ära, siis tegelikult kinnistub lapses teatud käitumismuster ja arusaam, et iga ese, mis on natukenegi võib-olla täiuslikkusest kõrvale kaldunud, on automaatselt prügi. Aga kui ema ütleb lapsele selle peale, kui auto tuleb ratas alt ära, et okei, vaatame õhtul, et proovime selle ratta nüüd alla tagasi panna, et sa saad autoga edasi mängida, siis tegelikult õpib laps hindama asjade väärtust ja nägema neid hoopis teisiti. Meie igapäeva valikutel ja kõnepruugil on tegelikult palju suurem tähendus, kui me seda isegi võib-olla arvata oskame. Ja see, kuidas me suhtume igasse asjasse, mida meie ise enam ei vaja, mõjutab ühiskonnana meie arusaama sellest, mis on prügi ja mis on veel väärtuslik asi. Iga inimene saab aru, et asjad, mida inimene ise enam ei vaja, siis need võivad olla väärtuslikud ju veel kellelegi teisele. Ja kui see arusaamine on olemas, siis see on tegelikult juba suurepärane algus mõtteviisi muutusele. Aga sama oluline minu hinnangul on ka see komponent, et mis tunne tekib asja ära andes, et ka sellel on ülioluline mõju asjade väärtuse hindamisele. Kas sa kujutad ette, et sa võtad oma puhta äsja keemilisest puhastusest tulnud kile sees kleidi või ülikonna ja lähed viskad selle tänaval konteinerisse? Konteiner tänaval vähemalt seostub minu jaoks sõnaga prügi automaatselt, sest me oleme ju terve elu praktiliselt viinud neid kõige vähem väärtuslikumaid, kõige ebaolulisemaid asju tänavale konteineritesse. Ja ma olen ammu unistanud sellest, et mis siis, kui igas linnaosas oleksid kogumismajad, sellised puhtad, valged ja sellised, kuhu sa saad tegelikult päriselt sisse astuda ja küsida näiteks nõu selle kohta, et mida ühe või teise esemega teha, kui sa ise ei ole päris kindel ja ei oska otsustada. Ja kuhu sa saad julgelt jätta kõik oma riided ja raamatud ja nõud ja kõik muud esemed ka. Kas see võiks olla midagi, mis muudab mõttemaailma esemest ja aitaks võib-olla suunata inimestel tundma ka ise vastutust selle eest, et mis saab sellest asjast edasi? Sest kui me viskame asja lihtsalt konteinerisse, siis sellega tegelikult me anname vastutuse ära kellelegi teisele. Keegi teine kuskil peab sellega tegelema. Ja siin minu arust ideaalne ettepanek hommikul räägitud arengukava osas, et kas need kogumismajad ei võiks olla need ühed arengukava osad, mida me võiksime kõik koos ära teha. Sest et ka teadlikkuse tõstmine oli üks oluline komponent, nagu ma hommikul kuulsin. Ehk siis need kogumismajad täidaksid kahte ühes. Esiteks me saaksime tõsta läbi nende teadlikkust ja teiseks saaksime me reaalselt pakkuda praktilist kohta, kuhu esemed kohe ka tuua. Uuskasutuskeskus saatis eelmisel aastal ringlusesse 1500 tonni esemeid ja see 1500 tonni on umbes 115 suurt rekkatäit kraami. Seda on päris palju ja loodetavasti sai iga andja suure rõõmu osaliseks ja iga saaja tegi hea tarbimisvaliku. Ja sellest nii-öelda vahendusest tekitas Uuskasutuskeskus 2 miljonit eurot käivet, mille me reaalselt suuname iga päev uuesti ja uuesti ringluse ja ringmajandusse ja samamoodi uuskasutamise harjumuspäraseks tegemisse. Ja samuti, nagu ma enne juba ütlesin, oleme me teinud olulise otsuse investeerida
sellesse, et need meil kogutud esemed, mis samal kujul enam ringlusesse ei jõuaks, töödeldakse ümber materjalideks ja uuteks toodeteks ja et nad jõuaksid lõpuks tagasi ringiga Eestisse. Ringmajandusse panustamine ning mõtlemine veidi kaugemale kui vaid oma äri heaolule annab ettevõtetele üha suurema eelise tööjõuturul. Kui meil tekkis kriis, siis olid just needsamad meie 80 keskuste töötajad need, kes üle päeva küsisid, et kuidas olukord on, kas nüüd on juba mingi lahendus sellele, et asjad ei peaks enam minema prügimäele. Maailm on muutumas ja tegelikult on tööjõuturule sisenemas veel uus generatsioon, kellele läheb väga-väga korda see, et millist mõju tema töö tagajärg tekitab. Palganumber on muidugi endiselt oluline, aga see ei ole ainus oluline kriteerium, vaid küsimused, et kui vastutustundlik on ettevõte ja milliste väärtustega kasumit teenitakse, on juba täna töövestluste keskmes ka meil laua taga. Ja isegi kui ringmajandusse panustamine ei anna kohe hetkega käega katsutavat tulu või ei ole nähtav numbrina kuskil aruandes, siis ei jää see tulu kindlasti tulemata. Ringmajanduslik mõtlemine ja oma tootmisahela ülevaatamine ja jääkidele teisiti lähenemine annavad perspektiivis kindlasti konkurentsieelise. Olgu see siis maine kaudu koostööpartnerite silmis või kvaliteetsemas ja stabiilsemas tööjõus, õnnelikes inimestes või efektiivsemas majandamises. Tulud tuleb kindlasti, aga see vajab aega ja panustamist ja eeskätt soovi asju muuta, sellepärast et lihtsalt oodates ei muutu mitte midagi. Kui te mäletate, siis ka Buratino ju pani mündid mulda ja jäi ootama rahapuu kasvamist. Paraku tulutult. Ja ära unusta, et isegi kui sa oled otsustanud ringmajanduse osas mitte midagi arvata või otsustada, siis oled sa juba teinud valiku. Ringmajandus on minu jaoks nagu puu, nagu õunapuu, mis kasvab seemnest, kasvatab oksad, lehed ja imemagusad õunad. Ja need õunad on söögiks inimestele ja loomadele ja kõik, mida ära ei tarbita, see kukub maha, jääb sinna ja muutub toiduks mullale, andes uuesti toitu jällegi puule, et see saaks edasi kasvada. Ja see ongi ideaalne ringmajandus. Mitte midagi ei jää üle ja mitte midagi ei ole vaja juurde lisada. Ja kui te mäletate, siis tegelikult oli Buratino ka pooleldi poiss ja pooleldi puutükk. Aitäh! Suur tänu, Katriin, väga huvitava ettekande eest. Võib-olla küsiks ühe küsimuse ka, et me juba eelmises paneeldiskussioonis tuli ka välja, et millest see kõik tegelikult alguse saab, see ringmajanduslik mõtteviis ja seal selgelt joonistus välja nagu ka sinu ettekandes, et see tuleneb tarbijast. Kui sa nüüd peaksid ütlema 3 asja, et kuidas me muudame tarbimismentaliteeti nii, et me ei lähe poodi ja me ei eelista kilekotti pakendatud saia ja me ei eelista võimalikult odavat talvemantlit, mida ma võib-olla järgmine talv enam kanda ei saa. Et kuidas suunata inimene valima jätkusuutlikumaid lahendusi poes, kui ta läheb oma valikut tegema? Ma ei tea, kas mul nüüd 3 kohe tuleb, aga üks asi on kindlasti see, et inimesed tihtipeale tegelikult ei tea, mis on asjade taga. See kõige odavam mantel või see kilekotis sai on midagi, mille peale nad ei ole tegelikult mitte kunagi mõelnud. Et kuidas see mõjub keskkonnale või kes ja millise hinna eest on selle mantli võib-olla kuskilt tootnud ja millise raha eest on see veel meile siia transporditud, eks, et tihtipeale inimesed ei mõtle selliste asjade peale. Samamoodi nagu nad ei mõtle sellele, et kui nad oma köögis panevad kraanikausi all oleva prügikasti ukse kinni ja on siin asja ära visanud, siis nad ei mõtle reeglina, et mis sellest asjast edasi saab või kuhu ta läheb, et ta ju lihtsalt ei kao niisama ära. Või samamoodi kõnepruugist rääkides tihti ütleme, et kütus on otsas. Autopaagist on kütus otsas, aga tegelikult ju see kütus ei ole kuskile kadunud, see kütus on lihtsalt teisel kujul meie ümber edasi.
Nii et ma arvan, et teadlikkuse tõstmine on kindlasti üks väga-väga oluline asi ja asjadest rääkimine võib-olla natukene sügavamalt, mis aitab panna inimesi mõtlema selle peale, et mida ja miks nad tarbivad. Aitäh sulle! Ma arvan, et me jõuame selle teadlikkuse tõstmiseni veel oma paneeldiskussiooni juures tagasi, aga nüüd ma annaksin sõna Stellale ettekandeks. Tere! Mina olen Stella Soomlais. Ma olen nahkaksessuaaride disainer ja natukene avan enda tausta kõigepealt, et te oomaksite seda mastaapi, millest mina räägin ja mis on see kogemus, mida ma teile täna jagan. Mul on nahastuudio Tallinnas, kus töötab umbes 10 inimest ja me teeme kõiki tooteid koha peal. Ja meil on väikene poekene ees ning kunstigalerii poe seintel ja taga on ongi töötuba, kus me teeme, nagu ma ütlesin, neid kõiki tooteid koha peal ja viime läbi ka töötubasid. Ja täna ma tahan teile jagada oma kogemust. Ma just räägingi seda hästi enda isiklikust vaatevinklist ja räägin sellest, kuidas ringmajandus minuni jõudis ja mida mina olen selles ära suutnud teha oma ettevõtte raames ning mis on minu lähituleviku plaanid. Ringmajanduseni jõudsin ma aastal 2010, kui ma kirjutasin oma magistritööd. Ma olin otsuse ees, mida teha oma lõputööks ja ma ei suutnud endale peeglist vastu vaadates öelda, et tee üks kollektsioon kotte. Ja sellepärast ma sattusin kuidagi teenusedisaini ja ringmajanduse temaatika peale ja otsustasin, et ma töötan välja hoopis endale ärimudeli, mis oleks kasulik mulle hiljem, kui ma lõpetan oma ülikooli. Ja siis ma 2010 aastal otsustasin sellise ärimudeli kasuks, et inimene saab endale tellida koti, panna selle ka personaalselt kokku erinevatest detailidest, seda kasutada X aega, on selleks aasta, 10 aastat. Ja siis hiljem, kui see kott enam ei ole selle tootena sellele kliendile meelepärane, saab ta selle mulle tagasi saata. Ja mina olen juba nagu algusest peale arvestanud disainis sellega, et seda saaks lahti võtta ja siis uuesti ringlusesse suunata taaskasutatud nahana. Aga elus on ikka nii, et alati sa ei tee neid asju, mida sa oled välja mõelnud ja endale eesmärgiks võtnud ja minagi pärast kooli lõppu pean tagantjärele tunnistama, et pigistasin silma kinni ja jätkasin eritellimustega. Seda osalt sellepärast, et see oli kõige lihtsam viis oma arved ära maksta ja teisalt sellepärast, et ma natuke kartsin seda vastutust ja seda ülesannet, mis ma olin endale seadnud. Ja sellepärast tegingi eritellimusi hästi keeruliste tehnoloogiatega ja siis ma olin üks hetk olukorras, kus mul hakkasid osad tooted tagasi tulema. Ja seda sellepärast, et ma ei olnud teadlik sellest, et ma olin kasutanud voodris viskoosi, mis on siis niiskusega kokkupuutes hästi rebenev. Ja see tähendas seda, et ma pidin võtma paljud tooted lahti, tegema uued sisud ja siis need uuesti kokku panema. Need, kes on nahaga natukene kokku puutunud, teavad, et kui nahka on üks kord õmmeldud, siis teist korda pead sa õmblema täpselt samadesse aukudesse ja see on tootmisprotsessi väga-väga aeglustab korralikult tootmisprotsessi ja ajab ka seda tegijat äärmiselt närvi. Ja siis ma olingi üks hetk lihtsalt selle valiku ees, et kas ma jätkan niimoodi ja mulle tegelikult ei meeldi see ja tegelikult ma ju tean, et ma ei taha olla see disainer, kes teeb lihtsalt tooteid siia maailma juurde, kus meil on niigi palju tooteid, et miks siis ma peaksin neid ikkagi tegema.
ja siis ma otsustasin, et ma siis katsetan seda ärimudelit, mis ma olin välja mõelnud. Ja liikusin järjest rohkem selles suunas, et kõik minu tooted oleksid siis kergesti hooldatavad. Ja see tähendas seda, et ma pidin vaatama, et kõik kuluvamad osad, mis kottidel on, milleks on siis sangad, lukud, et neid oleks võimalikult kergelt vahetada. Ja et see tootmine oleks siis võimalikult efektiivne, sellepärast, et tolleks hetkeks, kui ma olin selle otsuse lävel, siis ma olin endale võtnud abilisi ja tuli välja, et need tooted peavad olema võimalikult ühtse tehnoloogiaga, et ei tekiks tootmises aeglustusi ja apsakaid, mis lähevad väga kalliks maksma. Ja siis ma olles olnud need tooted välja mõelnud ja sellist kollektsiooni mõnda aega pakkunud, siis aasta tagasi kolisin ma 3 korda suuremale pinnale. Ja siis oli selline olukord, kus ma pidin väga tõsiselt mõtlema, kuidas katta need kulud ja saada uusi tulusid ja olles selleks hetkeks väga palju endalt küsinud, miks, milleks, kuidas, siis ma võtsin jällegi, ma tegin enda jaoks põhimõtte, et kõikidele küsimustele, mis mul tekivad, peab saama vastata ringluspõhimõtetele baseerudes. Ja nüüd olen ma siis täna sellises kohas, kus minu tootedisaini või tootearenduse lähteülesandeks on alati see, et see toode peab olema vastupidav, hooldatav ja taaskasutatav. Kui me nüüd mõtleme disainerina sellele lausele, mis ma siin praegu esitlen, siis see tundub väga, väga tavaline tootedisaini eesmärk ja see peab olema, see peabki nii olema. Aga mis tegelikkuses on minu valdkonnas on see, et neid tooteid ei ole võimalik väga kergesti hooldada ja need ei saa taaskasutada. Ja selles mõttes on see minu jaoks hästi kasulik tööriist, sest et kui seda lauset või seda eesmärki nüüd lahti võtta hästi väikesteks küsimusteks eraldi, siis on see meil aidanud päris palju piirata just seda disaini, mis lõpuks siis vormub, kui me oleme vastanud nendele küsimustele, et kas see on tootmisefektiivne ja kui klient tuleb 10 aasta pärast sama tootega tagasi, et mis siis saab ja nii edasi, et siis me oleme suutelised nendele vastama. Ja nüüd ma lihtsalt näitan ühte videot, mis illustreerib seda minu toodet.
Siis järgmine teema, mis me oleme enda jaoks südameasjaks võtnud, on pakend. Meie kõik pakendid või meie kottide ja ümbriskotid on tehtud teise tootmise jääkidest ja kus me oleme siis kasutanud funktsiooni lisamiseks veel enda tootmisjääke. Ja me oleme proovinud selle pakendi teha sellisena, et kui klient selle saab, siis ta saab kasutada seda ka muul eesmärgil, et seal ei ole, alates sellest, et seal ei ole suurelt peal meie brändingut, mis paljude jaoks on vastumeelne, kui nad saavad kuskilt just pakendina tohutult ära bränditud uue toote. Ja jah. Siis üks teenus, mille me oleme enda jaoks välja arendanud, on hooldusteenus. Meie toodetega tegelikult käib see üks tasuta hooldus juba kaasas ka, kuid nahkkott ei lõpeta oma funktsioneerimist pärast esimest hooldust ja sellepärast me pöörame suurt rõhku ka sellele, et me saaksime pakkuda siis vastavat teenust. Ja miks see on hea meile, sest et esiteks klient tuleb meie juurde tagasi, siis tänapäeval on väga raske leida kohta, kust sellist spetsiifilist teenust üldse saab osta ja selles mõttes me pakume neile seda varianti, et meie juurde tulevad tegelikult ka paljud kliendid teiste toodete paranduse soovidega. Et selles mõttes on see parandusteenuse defitsiit praegu väga suur, vähemalt minu valdkonnas. Siis me saame käivet ilma materjalile midagi kulutamata ja me saame üli olulist tagasisidet, et teha enda tootearendust ja me oleme hästi palju seda kasutanud, et parendada enda tooteid just nähes, milliseks on muutunud mingi detail, näiteks aasta, 2 või 3. Siis veel üks teenus, mida me oleme välja arendanud, on renditeenus. Inimene saab kotti rentida. Olgu selleks siis vajadus näiteks olla kindel, et see kott on oma hinda väärt ja see funktsioon on õige, ehk ta saab testida seda enne ostu. Siis teine põhjus, miks renditakse, on see, kui näiteks vajatakse kotti üheks konkreetseks sündmuseks, kuid ei taheta seda summat siis välja käia kogu koti eest. Näiteks, kui on presidendi vastuvõtule vaja minna ja vajatakse roosat ridiküli, siis ei pea seda ostma, sest et kuna seda uuesti vaja läheb, seda ju ei tea. Ja peale renditulu, mis praegu on küll väga väike, ongi meie näeme seda sellisena, et me võtame kliendilt ostu puhul riski ära, et me tuleme poolele teele vastu ja klient on kindel selle funktsioonis ja seeläbi saab suurema rahulolu sellest ostust. Et ta on tõesti teab, et ta tahab seda. Siis kuna meie poes on nii uued kui mitte vanad, vaid uued ja siis rendikotid, mis on kasutatud, on kõrvuti, siis inimene näeb väga selgelt ära, kuidas nahk vananeb. Ja see on üks teema, kus inimestel teadlikkus ei ole väga kõrge. Et on väga hea näidata puust ja punaselt ette, et kuidas üks või teine materjal siis aegub. Ja me saame jälle väga kiire tagasiside funktsioonide kohta kliendilt ja sisendi tootearenduseks, aga just see kliendi tagasiside funktsioonide kohta on selles mõttes hästi hea, et juhul, kui ta on testinud seda kotti ja ütleb, et ma siiski ei soovi osta, siis me saame väga hästi teada, et miks ja tihti on võimalik pakkuda siis tegelikult ka mingisugust muud alternatiivi. Ja tegelikult tuleviku visioon on pakkuda üldsegi kotti kasutust teenusena. Ja ma mõtlesin selle peale juba 2010. aastal, kui ma tegin oma magistritööd, kuid siis ei saanud sellest mitte keegi aru ja keegi ei uskunud, et esiteks temaatika tuleb või need inimesed, kellega mina tollel ajalt küsisin nõu, et nad ei uskunud, et see temaatika tuleb sellesse valdkonda. Aga kui
kui seda kasutada, siis see oleks väga hea võimalus, kuidas maksimaalselt ära kasutada materjali, suurendada või tähendab hoida siis pidevat käivet, mitte teha kogu aeg ühekordseid müüke. Uue materjali pealt saab väga palju kokku hoida ja klient ei pea muretsema selle eest, kuidas siis toode vanub, sellepärast mina disainerina olen vastutav selle eest, milline on toode, kuidas need funktsioonid vastu peavad ja mis saab sellest siis, kui see toode vajab hoolitsust. Ja toodet lõppkokkuvõttes ei visata prügikasti, mis on hästi oluline. Ja kliendi jaoks, kuna me elame siin tarbimisühiskonnas, siis klientil on siiski võimalik vahetada regulaarselt neid kotte, ehk siis erinevaid funktsioone ja värve katsetades. Kuid täna see ei ole reaalsus, sest et esiteks on see tootearendus minul isiklikult pooleli. Mul ei ole neid kümneid tuhandeid ja 100 000 eurosid sinna hetkel investeerida ise. Ja Eestis need arvutused, mida meie oleme teinud, näitavad, et Eestis ei ole seda klientuuri hetkel. Kui nii palju, kui ma olen rääkinud uue generatsiooniga, siis ma näen mingisugust nihet ja mulle tundub, et seesama temaatika võib olla väga aktuaalne just järgnevate generatsioonide puhul. Ja ma pean tunnistama, et olles mõelnud selle teenuse peale väga pikalt, siis minu puhul nahk ei pruugi olla see õige materjal. Ja lõppkokkuvõttes võib kott kui selline olla üldse liiga emotsionaalne toode, et inimesed seda teenusena tahaksid kasutada. Ja mis ma siis veel planeerin teha oma ettevõtte juures lähitulevikus, on see, et ma proovin kindlasti liikuda nullkulu poole. Naha puhul on see suhteliselt keeruline, kuid siiski võimalik. Ja seda, kui praegu meie valdkonnas on tootmisjääkide protsent 25%, siis meie oma väikses stuudios oleme suutnud seda 5-4%. Kuid see on siiski ka jääk, mis tekib ja seda tekib tegelikult meie väikese stuudio mastaabis päris palju ja eesmärk on kasutada seda sama jääki ka siis tooreks uue materjali tegemisel. Ja väga oluline, kaks väga olulist punkti minu jaoks on see, et ma saaksin lukke, niite, furnituure kasutada kas siis taaskasutatud materjalist või siis teiste tootmisjääkidest. Ja mis on suurem küsimus, kus ma kindlasti ei saa üksi hakkama, vaid vajan teiste tarnijate koostööd, on see, kuidas seda lahendada, et kui ma tellin materjali, siis see pakendi hulk, mis sellega tuleb kaasa minu jaoks, kuidas seda vähendada, kuidas seda taaskasutada, kuidas kasutada seal materjale, mis on juba taaskasutatud ja nii edasi. Ja lõpetuseks lihtsalt väike läks üle, aga võib-olla saab ka pihta? Ei hakka. Kas keegi paneb sealt selle ise, siis on väga tore. Lihtsalt väike ülevaade meie töökojast, kus me töötame ja kuidas me töötame. Nii et saate veel aimdust sellest taustsüsteemist. Aitäh! Suur tänu, Stella, selle inspireeriva kogemuse jagamise eest. Nii selgelt on seletasid nagu nii selgelt, et kuidas tegelikult ettevõte areneb ajas, et erinevaid mõtteid, teenuseid tekib juurde, et kui teadlikkus kasvab, siis tegelikult saab teadlikkuse kasvuga
kogu aeg oma tootmisprotsessi tegelikult ringmajanduse suunas rohkem suunata. Ja selles valguses ma võib-olla küsiks ka, et sina olid ju ka kunagi alustav ettevõtja ja see tee, mis sa käinud oled, on päris pikk. Kus sa oled nagu näinud selliseid kohti, kus sul oleks vaja olnud rohkem tuge näiteks riigi poolt või kus on olnud takistusi, et oma ettevõtet edukalt arendada? Et oskad sa midagi sellist välja tuua, mis me võiks üles märkida oma tegevuskava koostamisel, et selle peale tuleks mõelda? Mina alustasin oma ettevõtet siis, kui loomemajanduse meetmed just tulid, nii et mina olen see näide, kes tegelikult on edukalt kasutanud nii mõndagi toetust. Ja need, mida mina kasutasin, ehk siis alustava ettevõtte toetuse, siis seal oli kõik väga lihtne ja see aitas mind väga-väga palju ja ma väga soovitan neil, kes mõtlevad oma äri alustamisele, seda kaaluda, et sealt taotleda toetust. Kuid poolel teel siis siia, kus ma praegu olen ma ka proovinud kasutada EAS-i ekspordi toetusi ja selle ma tegelikult lõpuks lükkasin tagasi ja just sellepärast, et see aruandlus oli nii nagu aeglane ja mahukas, ehk meile pärast analüüsi me otsustasime, et meil on kergem olla paindlik eksportija ja mitte kellelegi siis igat senti nagu põhjendada, sellepärast et me ise ka ei tea, mis see ekspordi nišš meie jaoks on. Ja siis me otsustasimegi, et me teeme seda ise. Et mõnes mõttes need, kes on kasutanud lõppkokkuvõttes, nad on rahul selle toetusega, aga samas on see bürokraatia seal meiesuguste jaoks, kes on väikesed, hästi suur, sellepärast et sul on lihtsalt päevas 24 tundi ja sa pead tegema oma tootmist, müüki ja nii edasi. Ma loodan, et keegi mul kolleegidest ilusti kirjutab selle mõtte ülesse. Aitäh, Stella, palun tule võtta istet. Annaksin sõna järgmisena Nelele, kes jagab meiega Coca-Cola kogemust ringmajandusega seonduvalt. Tere pärastlõunat kõigile. Ma arvan, et ringmajandus on olnud ja saab olema meie parim elukvaliteedi osa, aga vaatame siis igaüks vastavalt oma mõõdupuule, kuidas me seda siis saame teha. Et mina räägin täna siis seda suure ettevõtja Coca-Cola näitel, kuidas meie seda teeme ja kui tundlikud me selles oleme ja kui palju sellele tegelikult maailm tähelepanu pöörab ja kuidas me siis sellele otsustame reageerida. Kui me mõtleme, et millised on täna inimkonna ees probleemid, kindlasti kliimamuutus, seda juba täna mainiti, joogiveepuudus, erinev reostus, plastik kaasa arvatud, mis on täna ka juba hommikul väga teravalt ära mainitud, siis sellistel ettevõtetel nagu Coca-Cola, meie eluiga on 132 aastat. Me oleme olnud pikalt ja kavatseme jääda ja see vajab muudatusi. Ja arvestades meie suurust ja mõjukust maailmas, saame me olla ise selle muutuse juhtijad. Ja ma ei räägi siin ainult oma ettevõtte sisestest protsesside korrastamistest. Me kindlasti võtame esmalt ette oma töötajad, keda me harime, meie hankijad, meie kliendid, kelle juures me oma tooteid müüme ja loomulikult meie tarbijad. See on see, meie jaoks on see ringmajandus, et hoida üks nendest ringmajandustest. Kas me tõesti arvame, et jäätmeid ei olegi nagu võimalik jätta? Kindlasti on, aga oluline on, kuidas me sellega tegeleme. Toidu- ja joogitööstuses on väga lihtne. Toode pannakse pakendisse, see toode peab jõudma tarbijani, ta peab säilitama oma värskuse, ta peab säilitama toote kvaliteedi kuni säilivusaja lõpuni. Pakendil on väga mitmeid rolle. Lisaks sellele, et ta on nagu selline füüsiline transportija, vaid ta omab
ta on ka turundusvahend, ta kannab mingit informatsiooni, sellel pakendil on niinimetatud doseerimine, kuidas antud toodet tarbida, kuidas teda ka siis taaskasutada ja kuidas seda toodet ümber töödeldakse. Ühelt poolt me kindlasti kõik ju tahame, ütleme, see toote joogipakend on modernne osa meie elust, me ei saa seda välistada. Teisalt on jälle probleem, kuidas see pakend siis oma elu jooksul, kuidas ta kokku korjata ja kuidas teha nii, et temas oleks see pakendi niinimetatud elu ja kuidas leiaks talle sellise uue taastöötlemise võimaluse. Meie ettevõttel on selline veendumus, et igal pakendil on väärtus. Tal on eluiga ja ta peab sündima millegi uuena, kas uue pakendina või millegi muuna. Pärast ma näitan, see võib olla vabalt ka mööbel, tool. Me teame, tehakse fliise ja kõike väga erinevaid asju. Meie jaoks ei ole absoluutselt aktsepteeritav see, et me leiame oma pakendi kas ookeanist, merest või mingist muust veekogust, kuhu ta ei kuulu. Jaanuaris 2018 meie ettevõtte tegevjuht James Quincy ütles Davosi majandusfoorumil, et aastaks 2030 Coca-Cola kompanil on pakendivisioon. Me taaskasutame iga pudeli või purgi, mille me oleme turule pannud. Täna hommikul ka hommikuses sessioonis räägiti, et võib-olla mingid asjad on ideaalsed või liiga idealistlikud. Ma arvan, et peavadki olema idealistlikud, sest see idealism paneb liikuma. Sa pead hakkama midagi siis tegema või ümber vaatama oma tegevusi. Hiljuti on meie tegevjuht öelnud ka, et kõik meie siin ühiskonnas käitume selliselt, et me kulutame seda planeeti nii, nagu oleks uus planeet võtta kohe riiulilt. No ei ole sellist asja. Ei ole seda teist planeeti võtta, mida avada ja siis hakata sellel planeedil elama. Ma arvan, et meie pakendivisioon 2030 jäätmevaba maailm on ambitsioonikas, on julge, me oleme oma tööstusvaldkonnas kindlasti eeskäijad, aga meil ei olegi muud varianti. Meie tegevjuht on ka öelnud, et tuleb teha õigeid ja vajalikke otsuseid, mitte otsuseid, mis on lihtsad. Me ei saagi võtta, et elu peaks olema väga kerge. Kuidas siis Coca-Cola seda visiooni nagu täitma hakkab või juba isegi täidame pikki aastaid? Meie eesmärk on investeerida toote pakendi innovatsiooni, oma pakendid turult ilusti kokku korjata ja kolmandaks tõsta siis ühiskonnas teadlikkust keskkonna ja taaskasutuse põhimõtetest. Disain, mida me siiamaani oleme teinud ja mille tegemist me ka jätkame usinalt, pakendite kaalu vähendamine. Kui te vaatate täna poes 0,5-liitrine plastikpudel, see on võrreldes aastaga 2010 vähenenud kaalult 7 grammi. Jällegi taaskord, see pakend peab jõudma kvaliteetse tootega tarbijani. See on nüüd optimaalne piir, kuhu me oleme suutnud selle pakendi kaalu viia, et endale saaks väga positiivse näoga peeglist vastu vaadata. Teine variant on meil kindlasti plant bottle, mis tähendab seda, et meie arenduskeskus 2009. aastal avastas sellise mooduse, kuidas ühte plastikukomponenti oleks võimalik asendada taimsete koostisosadega. Selle tulemusena me saame öelda täna, et 30% meie plastikpudelist on taimse koostisosaga
mida see innovatsioon on siis tänaseks andnud? Tänase hetke seisuga me oleme atmosfääri vähem CO2 andnud 450 000 tonni ulatuses. Kolmas selline pakendi materjali osa on kindlasti taaskasutatud PET, siis recycled PET. Recycled PET annab siis sellise võimaluse, kas teha uus pakend või siis teha näiteks selline vapustav tool 111 plastikpudelist. Kui ei taha või kui materjal ei luba, siin ennem räägiti ka hommikul, et mingi plast tuleb Saksamaalt ja tahetakse teha siin laudu, mis ütleme veranda laudu, aga ütleme haiseb ja nii ja naa. Täna me saame öelda, et Eesti korjab kokku ühe puhtama plastiku läbi oma pandisüsteemi. Kui meil oleks turul nii palju sellist puhast, mitte ainult Eestist ma ei räägi, vaid ka üldiselt Euroopas, head puhast plastikut, siis annaks see meile suurema võimaluse taaskasutada seda plastikut oma pakendite tootmisel. Jah, me oleme ka öelnud, et aastaks 2030 me soovime, et meie pakenditest või plastikpakendist 50% sisaldaks juba taaskasutatud plastikut. Täna on see turuvõimekus meile seda plasti anda väga-väga madal. Aga siin ongi jälle taaskord me jõuame selleni, et tuleb teha koostööd, tuleb rääkida, tuleb oma partneritega suhelda ja meie sisseostu meeskonnad otsivad siis neid tarnijaid, kes saaksid meile siis sellist pudelitoorikut või pakenditoorikut müüa. Teiseks, kuidas me siis selle pakendi kokku korjame? No Eestis on äärmiselt lihtne. Coca-Colana me tunneme siin ennast, ütleme niimoodi, et nagu või sees. Meil on imeline Eesti pandipakendisüsteem, mille üks asutajatest me oleme 2005. aastal, mis on täielikult tootja vastutusorganisatsioon. Lisaks veel tuleb kaasata häid partnerid, meie jaoks on need kaupmehed, kust kõik teie oma joogid ostate ja kuhu te siis seal ka automaatidesse oma pakendid tagastate. 3,6 miljardit pakendit on selle aja jooksul jõudnud läbi pandipakendi taaskasutusse. Suurepärane tulemus. Veel suurepärasem on see, et Eestil on niigi kõrged tagastusmäärad võrreldes Euroopaga ja Eesti pandipakend suudab neid täita ja isegi ületada. Ligi 90% plastikpudelite tagastust. Ütleme niimoodi, et uustulnukal deposiidi või pandisüsteemi maailmas ainult Leedu suudab seda praegult, ütleme, meie lähipiirkonnas paremini. Lisaks on, mis meile eriti meeldib, on Eesti pandipakendil selline heategevusprojekt või täna juba kultuuriprojekt. Te kindlasti olete näinud, kui te lähete pakendit tagastama, seal on Aitan lapsi märk, et on võimalik oma tagastus annetada ka heategevuseks. See on loodud 2011 heategevusprogramm. Selle aja jooksul on annetatud ja kogutud erinevaid annetusi 690 000 euro eest. Sellega on toetatud üle 110 000 lapse. Nii muusika, kunsti, teatri kui ka kirjanduse valdkonnas. See peakski olema kõik selline meeldiv kombinatsioon, mis meid kui Coca-Colat tegelikult rahuldab. Su pakend on kokku korjatud ja see on teinud ka midagi veel head, andnud lisaväärtust. Ja kolmanda aspektina kindlasti partnerlus. Siin ennem hommikupoolses plokis ka räägiti koostöö. Me võime öelda, et Coca-Colana me soovime näha, et
inimesed oleksid teadlikumad keskkonnast, taaskasutusest. No meie ühesest soovist jääb väheseks. Me peame tegema koostööd ja meil on pikaajalised koostööprojektid erinevate mittetulundusühingutega. Ja Coca-Cola fond on alates aastast 2010 investeerinud 26 miljonit Ameerika dollarit selleks, et seda teadlikkust tõsta läbi 57 partnerorganisatsiooni. Mul on äärmiselt hea meel tõdeda, et sellesse partnerite ringi astub ka, on juba astunud Teeme ära oma puhta maailma projektiga, et saaks selle teadlikkuse ja taaskasutuse Eesti väga heal näitel veel rohkem maailma võimendada, kui oli see maailma koristuspäev. Ja selleks, see saab olema samamoodi 3-aastane projekt ja püüame sellesse projekti panustada Coca-Cola fondi poolt $500,000 USA dollari ulatuses. Ja kokkuvõtvalt, mis on siis meie panus? Coca-Colana kui suure joogitootjana me saame teha pakendi innovatsiooni, mis oleks nii taaskasutatav kui võimalik. Ja teiseks, levitada seda informatsiooni läbi oma töötajate, hankijate, tõsta seda teadlikkust, viia see oma tarbijani ja kõikide teisteni. Aitäh! Suur tänu neile jagamast sellise suurtootja tegevusi ringmajanduse valdkonnas. Ma võib-olla küsiks natuke sellise spetsiifilise küsimuse, et kui ma nüüd haaran kinni sellest sõnast pakendi innovatsioon, et Euroopa Liidus praegu toimuvad läbirääkimised ühekordse plasti direktiivi osas, mille eesmärk on siis vähendada merereostust ja vähendada ühekordse plasti kasutamist. Ja seal on üks ettepanek tehtud, et vähendada plastpudelite reostust ja plastpudelite korkide reostust, et peaks olema selline innovatsioon, et kork ei käi pudeli küljest lahti. Et kui teie nüüd sellistest innovatsioonidest kuulete ja võimalus, et see kohustuslikuna rakendub, et kas te olete juba teinud mingisugused ettevalmistavaid samme, turgurinded, kuidas oleks võimalik sellega kaasa minna või kuidas selliseid algatusi ettevõtte poolt vastu võetakse? Jah, me oleme sellest nüüd teadlik, aga ma võib-olla täpsustuseks ütlen siia niimoodi võrdlusmomendina, et kui meie vähendasime nüüd plastikpudelid kaalu, siis see vähenes selle võrra, et me korgi kõrgust vähendasime, see tähendab, kork läks väiksemaks, madalamaks, pudeli kael vähenes ja see pudeli kogu keskosas vähenes. Kui me täna nüüd mõtleme, et meile öeldakse, et pange nüüd see kork sinna pudeli külge, siis see tähendab seda, et kui me siiamaani võtsime plasti vähemaks oma pakenditelt, siis me peame panema sinna seda juurde. See on üks aspekt. Teine on see, et pärast seda, kui me seda direktiivi lugesime ja seda sisuga tutvusime, tegime me kerge kaardistamise turul. Kas meil on sellist hankijat või materjalitootjat, kes saaks meile sellise tooriku üldse toota? Täna sellist, kes meie mahtudele vastaks tootjat, kahjuks Euroopas veel ei ole, aga me jätkame selle otsimist ja siin ongi, et sa pead lihtsalt rääkima, otsima, et võib-olla pikas perspektiivis me leiame selle lahenduse. Täna kahjuks meil sellist kindlat lahendust veel ei ole. Suur tänu neile, ma loodan, et mõni ettevõtja, kes siin istub, kirjutas omale väikse bullet pointina üles, et hakata selliseid korke tootma. Ka aitäh, tule palun võtta istet. Ja nüüd on jälle see meeldiv osa, kus publik saab rohkem kaasa rääkida. Julgustan jällegi olema aktiivne, et vaatame, kui palju, ma loodan, et tuleb väga palju küsimusi, et kes sees see mees, et väga hea, et ma juba näen seal ühte kätt,
et me võiksime sealt alustada, andke veel märku, kes soovib küsida, et siis me teame, kuidas mikrofoni liiguvad ja siis seal. Aga alustame. Ja palun. Tutvustage ennast ja siis küsimus. Jaak Lokk, endiselt konsultant. Tähendab, konkreetne küsimus, kas see on väga suur tehnoloogiline saladus? Mis taimne komponent see on, mida te oma plastikusse 30% sisse ajate? Ma võib-olla võtan selle offline siis pärast. Jagame kontakte ja siis saame seda infot. Ja ma sain aru, et see oli mulle suunatud küsimus. Ma lihtsalt selle komponendi osas võtan teiega pärast ühendust, jagame kontakte. Saate kohvipausi ajal spetsiifilisemalt rääkida. Palun andke märku küsimustest ja seal üks küsimus. Kerli Kant-Vass endiselt Ringmajanduse nõusteuskeskuse juures. Küsimus Coca-Colale, et kui me võtame klaas, alumiinium ja plastik, et siis tegelikult klaas ja alumiinium on ringmajanduse kontekstis väga, väga nagu head materjalid, et seal on see nagu suletud süsteemi lahendused olemas. Et miks sellest plastikust üldse ei võiks eemale minna? Et miks see sinna nagu uusi lahendusi otsite? Tõepoolest, meie tootevalik on täna 90% ulatuses Eestis plastikpakendis. Sellel on kindlasti ka teatud tarbija eelistused. Ja kindlasti on siin ka hinnastamine, aga miks mitte omada sellist materjali nagu plastik, kui ta saab olema taaskasutatud. Et me nagu ikkagi ei välistaks hetkel seda. Nii, palun andke märku. Sealt poolt on üks küsimus. Andke mu juba käega märku teistest huvilistest ka, siis me teame mikrofoni liikumist koordineerida. Aitäh, Margus Vetsa. Mul oleks tegelikult öelda võib-olla üks kommentaar või ettepanek ja kompliment, et nii suurepäraselt valitud esinejad ja nii suurepärased ettekanded, et müts maha. Ja teeks ka tegelikult ettepaneku, et kuna siin võetakse kõike seda ülesse, siis inimesed, teil on ju suurepärane võimalus, et mitte jätta seda energiat siia katlasse, vaid seda siit välja lasta, siis ettepanek, et kas kogu seda üles võetud osa või siis loodetavasti need tulevad ka eraldi esitlustena, esimese võimalusel kohe jagage oma sotsiaalmeedia kanalites, et need suurepärased ettekanded ja informatsioon ja ideed ja mõtted jõuaksid nagu laiema üldsuseni, et selline nagu kompliment ja ettepanek. Nii et kui te olete nõus, siis andke kätega märku selle, et te seda teete. Niimoodi käsi kokku lüües. Võite kõvemini plaksutada ja et julgemini jagada. Ja seal kõrval on ka kohe üks küsimus. Aitäh kõikidele esinejatele, väga-väga inspireerivad esinemised ja minul on samuti küsimus Coca-Colale ehk Nelele. Mul tekkis täitsa uudisima küsimus olemata siis selle valdkonna ju spetsialist, et kui pudelisse, Coca-Cola pudelisse lisada taimset komponenti, et kas siis seda plasti on võimalik uuesti taaskasutada, et kas see ei vähenda mitte siis selle uuesti plasti tegemise kvaliteeti? Et kui sellest saab uus pudel, et kas see taimne komponent siis mitte siis ei riku ära seda uut toorainet? Ei riku, et see on ka üks ütleme eesmärk, kuidas hoida sellist erinevat valikut plastikust oma, ütleme meie turul siin Eestis ta ei ole nii populaarne, aga ta on Skandinaavias väga levinud ja ma arvan, et ilmselt peaks ta ikkagi kuidagi erinevalt sisenema sinna taaskasutusse. Et see saab olema nähtavasti ka üks selline barjäär meie jaoks, et tänase lahenduse järgi Eestis ta kindlasti toimida ei saaks.
enne kui ma vaikselt juba pange vaim valmis, et tõstada järgmisena käe, aga ma küsiks, ma ei saa vastu panna vahepeal ise ka, et siin on mitu korda toodud välja, et ettevõtete vaheline koostöö on väga oluline. Et nii, nagu me tegelikult täna näeme, et nii me jagame häid praktikaid, tekib endal uusi ideid, võimalik on leida erinevaid koostöövorme, kasutada ära ühiselt tootmisjääke ja nii edasi. Et kui teie oma valdkonnas, et kõik te kolm, et kui palju te tunnete, et selline koostöö tegelikult praktikas toimib, kas ta toimib hästi või seal võiks olla mingisugune tugi ka näiteks riigi poolt, kes aitaks sellistel koostöövõrgustikel tekkida? Ma arvan, et teadlikkuse tõstmisel kindlasti, et ma arvan isegi täna, kui me räägime siin Eesti ringmajandusest ja sellest tulevikust, et siis võiks kaasata, ütleme, tootjaid rohkem, et võib-olla anda sellist võib-olla realistlikumat ja reaalselt toimiva või funktsioneeriva elu mõõdet. Et see ei pea kindlasti olema, et vaat nad tulevad nüüd meid õpetama, aga lihtsalt kuulata ära, et mõningad lahendused tulevad lihtsalt võib-olla kiiremini siis, kui ka reaalselt turul olevate ettevõtete või inimeste käest küsida, et mis on see parim lahendus. Aga kindlasti teadlikkuse tõstmises ma näen, et kus siin oleks ma vaatan seda, et kui Eesti pandipakend loodi, et siis oli seda teadlikkuse tõstmist palju, et täna me oleme jäänud selline võib-olla natukene mugavustsooni, et võib-olla nüüd peaks jällegi nagu lähenema selle uue nurga alt, et millised on need taaskasutuse ja keskkonna jaoks olulised aspektid, seda jälle nagu sellise üldisema taseme pealt välja kommunikeerima. Stella, Katriin? Ja meie uuskasutuskeskuses oleme ka näinud viimasel ajal seda, et tegelikult just tootmisettevõtete ja võib-olla ka nagu jaekaubandusettevõtete huvi selle vastu, et mis nende toodetud tootest edasi saab või jaekaubanduse mõttes, et mis nende edasi müüdud toodetest siis lõpuks edasi saab ja nende tagasi korjamine ka võib-olla jaekauplejate enda juures on muutumas üha aktuaalsemaks ja väikses mahus me täna seda mõne partneriga juba ka teeme. Nii et ma usun küll, et see koostöö on nagu üha rohkem tekkimas ka. Aga kui rääkida avalikust sektorist, siis ma arvan, et seal on veel natukene minna. Ja meil võib-olla MTÜ-na täna, kes me oleme nii-öelda selle korraliku asja kokkukogumist nagu Eestis suhteliselt üksi vedanud, kuluks küll ära väga palju koostööd just nimelt avaliku sektoriga, et kui me räägime kas või nendest samadest kogumismajadest, et mida iga omavalitsus võiks siis kas või nagu nii-öelda selle maalapina nagu võimaldada ja me oleks valmis seda opereerima, et siin on nagu koostöö kohta väga-väga palju. Stella? Ma olen igati nõus selle teadlikkuse tõstmise murega. Ma ise, kuna ma nende teemadega puutun kokku päevast päeva, siis, ja mu enda kliendid on suhteliselt teadlikud, siis ma tunnen, et mul tekib tihti see mulli efekt, et kõik on hästi, inimesed saavad aru, inimesed mõtlevad kaasa ja kõik toimib ja siis ma kõnnin oma rajast natukene eemal ja saan aru, et see ei ole tegelikult üldse nii. Et selles mõttes seda teadlikkuse tõstmise haamrit saab siin lüüa väga korralikult ja nii palju, kui ma nüüd olen proovinud analüüsida siis enda ärimudelit, siis ma olen proovinud leida kohti, kuidas seda parendada just ringmajanduse süsteemis ja olles läbi helistanud siis erinevaid enda tarnijaid, et kas nad võtaksid midagi tagasi või et kas mina saaksin kellegi teise jääke, siis seda ühtset süsteemi kindlasti praegu ei ole ja ei ole tihti ka telefoni otsas seda huvi, vaid öeldakse, et miks sa prügikasti ei viska või et
aga õnneks meil, kas või Ain Runnel on ju, et reverse resources, et õnneks nad nagu, sellega tegeletakse, aga see kindlasti võtab veel aega, aga kõik peaksid kogu aeg sellest rääkima, kui endale tundub, et ma olen sellest nii palju rääkinud. Ma lihtsalt võib-olla remargi korras ütlen, et meie tarneahelas toimib see, et see on juba, ütleme, standardse koostöölepingu üks tingimusi, et sa pead olema jätkusuutlik, sa pead kaasa mõtlema siis ka meiega ja jagama neid samu väärtusi ja olema, ütleme, keskkonnasäästlik ja taaskasutusprintsiipe hindav. Et seda meie tarneahelas kontrollime küll väga-väga tihedalt. Väga selge sõnum siit, et ettevõtjad, kes te siin olete, kui tahate nende 2 ettevõtjaga siin koostööd teha ja uuskasutuskeskusega loomulikult, siis selge, et te peate midagi jätkusuutlikku oma tootmisprotsessis tegema. Aga teil on veel võimalus, ma näen sealt, tõuseb juba 3 kätt ja sealt poolt ka. Palun. Kumb räägib? Ma arvan, et te võite alustada, küll toetuda püsti ka. Aitäh. Madis Vasser, Eesti Roheline Liikumine. Siin paneelis ja ka eelmises paneelis on juba jäänud kõlama, et põhiprobleem on võib-olla see, et inimesed ei mõtle või siuke psühholoogiline barjäär on või keegi isegi ei teadvusta seda, et tal on käes prügi või siis mitte prügi. Et küsimus on, et kuidas siis inimesteni jõuda, et kas üks variant, mis inimestele kindlasti jõuab, on seesama pakend ise, et kas on mõeldav näiteks, et tootjad hakkavad panema pakendi peale siuksi pildikesi, nagu on suitsupakkidel, et kui suitsupakkidel on tahmane kops, siis mingisuguse Coca-Cola pakendi peal on prügine mererand, mis on väga ebatõenäoline. Võib-olla siis nagu positiivsem lahendus ja võib-olla teil on selle kohta mingeid andmeid ka, et näiteks Stella oma väga personaliseeritud käekottidega ja Nele ja Coca-Cola sellega, kui pandi pudelitele nimi peale, et kas on näha, et inimesed seda nagu viskavad vastumeelsemalt ära, kui on väga personaalne pakend ja seda tootakse siis tagasi võib-olla või taaskasutatakse, kui teil on mingisugusedki kogemus selle kohta? Minul tuli sellega hoopis üks teine mõte, kuidas ma tahaksin vastata. Ma arvan, et väga palju saab ära teha sellega, et kui toidupoes see müüja, me oleme rääkinud sellest oma sõppade ringis, et kui toidupoes ei küsiks müüja, et kas te soovite kilekotti ka, küsiks hoopis midagi muud, mis suunab inimese mõtlema sellele, et see valik, mis ta nüüd teeb, mõjutab väga paljusid valdkondi. Et selline mõnes mõttes väga kerge nagu muudatus, aga ma arvan, et see teeks palju head. No ma võib-olla siis vastan siin selle väga-väga eduka nimekampaania peale, mis meil oli. Tõesti, ütleme, kui te nägite neid alumiiniumpurkide tagastusi, siis 30% on kuhugi jäänud. Inimesed korjavad tõesti riiulitele. Loodan, et ma näen seda tulevikus, et nad ikkagi on tagastatud, nad väsivad sellest oma nime nägemisest või oma pereliikmete nimede nägemisest seal riiulil ja toovad need purgid ilusti tagasi. Aga tõepoolest me oleme mõelnud, et kuidas sellist jäätmevaba ja keskkonnateadlikku sõnumit hakata oma pakenditel kommunikeerima. Et siin saan öelda ainult, et jälgige reklaami ja siis te näete, kuidas me seda teeme. Aitäh. Seal oli nüüd veel 2 küsimust päris lähestikku. Tere, Valdo Liiv veel kord. Jah, võib-olla lisaksin või kommentaariks, et taaskasutuskeskus väga lahe. Viinud olen, toonud võib-olla mõne. Stella puhul tasuks jälgida, et kutsuge Stellat igale poole, võib-olla ka mõjus see Kalasadamas töötamine, kus ta nägi Brits Harri läbikulutatud taldu ja neid seal parandati. 4000 eurosed, et Inglismaals 4000 eurose naelaseid kingi parandati Tallinnas ja see selleks. Stella on hea näide, kus ta ühendab ka tudengeid väga avatud mõtteviisiga ja samuti ka õpilasfirmasid, nii et selles mõttes, kui tahate teada, kuidas jagada ja kaasata, siis küsige Stella käest. Aga Coca-Colale
mis on hästi palju teinud küsimust. Eestis on kõik väga korras, Leedus veel parem. Aga mis me selle Lätiga teeme? Oma mõjujõudu kasutades päris tegelikult kohe. Sest nagu ma aru saan, et Eesti loodus on kahjustatud sellest, kuna ei ole kuskil ära anda. Ma tõesti ei ole käinud Lätis viina ostamas ega Coca-Colat ka. Aga põhimõtteliselt, et kas on nagu reaalne asi, mida te oma suure mõjujõuga saaksite teha? Laiemaltki Euroopas, sest tegelikult, kui ma kuulsin, et on absurdne, et Euroopas ei ole, on pakenditega mingi probleem või jama. Aitäh. Siin oli küsimus, mida me saaksime Lätis teha, jah? Teil on 2030 visioon. Jaa. Ja Leedu on hea, Eesti on hea ja mitte mida, vaid kuidas seda lahendada. Ma saan aru, et ega Lätis tagastus ei ole teil ka, või kui palju teil Lätis tagastus on? 50%, et vastavalt sealt, kuidas see konteinerite süsteem lubab, et suht madal. Aga ütleme, mida me saamegi teha, et üks variant on propageerime väga tihedalt oma erinevates riikides pakendite kokkukorjamist ja parimaid efektiivseid lahendusi. Et see on ikkagi selline riigipõhine lahendus. Ta peab lähtuma sellest, kuidas inimene on harjunud midagi tegema, mis on seal normiks ja minu kolleegid teistes riikides siis samamoodi töötavad selle nimel, kuidas sellist efektiivset kokkukorjamise taaskasutussüsteemi luua. Et see on meile antud praegu suunis, et no Läti samamoodi tegeleme, et püüame seal sellist head Eesti näidet esile tuua. Eesti on ka Coca-Cola süsteemis top 5 üks kui efektiivselt toimivaid asju, et see on selline parim praktika, mida me oma organisatsiooni siseselt väga jõuliselt levitame. Ja ma ütleksin, et viimase aasta jooksul on siin käinud 20 erinevat riiki tutvumas selle süsteemiga, puhtalt turuvisiidil käinud vaadata, kuidas ja õppida, mida oleks selleks vaja teha, samm-sammult. Kohtunud siin Keskkonnaministeeriumis, kuidas just selline juriidiline raamistik kõigepealt luua korrektselt, pluss siis veel lisaks see, kuidas füüsiliselt see organisatsioon luua ja kogu see pakendi kokkukorjamine korraldada. Väga hea, meil on aega veel 8 küsimuseks, üks küsimus siit ja üks küsimus oli sealt tagant. Ma küsiks Coca-Cola käest, et kas te oskate öelda, milline on kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega pakend teie pakendite nomenklatuurist? Väga hea küsimus, ma jään praegu vastuse võlgu, aga ma otsin selle üles ja ma annan teada. Võib-olla ma siis jagan siin, kes täna kõik oma informatsiooni erinevates meediumites jagavad, et panen selle sinna välja. Väga hea, aitäh. Ja siis küsimus sealt. Tere. Mina olen Kadri-Kalle Teemeara sihtasutusest maailmakoristustiimi juurest. Siis. Mul on küsimus Stellale tegelikult, et must on väga äge see, mida sa teed, see kogu teenuse ja läbimõtlemine, kuidas on toode toodetud. Aga kui me vaatame otsa olukorrale, kus enamus kotte turul on mitmeid kordi odavamad ja teatavasti tarbija vaatab otsa kõigepealt hinnale praegu, et oled sa ka nagu mõelnud, kuidas sa sellisele asjale vastu suudad panna või kuidas tarbijat harida, et see kott eluajaks on tegelikult parem ja mõistlikum lahendus? Ma proovin sellest igal võimalusel rääkida ja kuna ma korraldan palju töötubasid, siis selle asemel, et kohe hakata nagu nahas pihta, siis ma alati räägin minimaalselt pool tundi sellest, kust tuleb materjal, kuidas ta käitub, kuidas peab seda hooldama ja näitan nii palju näiteid kui vähegi võimalik, et ma siis saan sükeste nagu väikeste gruppidega kogu aeg neile anda teavet ja loodetavasti siis natukene levib ka. Aga selle vastu ma võitlengi, et inimesed, need, kes on mul seal töötubades käinud, ma näen ju, et nad ei tea isegi kaubanduses
nad ei oska isegi küsida, et kust see materjal tuleb ja miks on see hind selline sellel kotil ja tollel teisel mingi muu, et seal on põhjused. Ja kahjuks ei tea alati ka müüjad seda neile seletada, mis on ka väga kurb, et meil on praegu minu valdkonnas hästi palju sellist suurbrändide mõttes, meil on hästi palju just kinnist turundust, et seda, et brändid räägiksid, kust see materjal tuleb, kuidas see on saadud ja kõik see teekond, sellist läbipaistvust on vähe tegelikult. Aga väga kena, ma arvan, et see diskussioon tekitas inimestel niivõrd palju küsimusi, nad juba ootavad, et tuleks kohvipaus, saaks kõik ära küsida. Kasutage võimalust. Soovin tänada meie suurepäraseid paneliste. Aplaus.